kuu aega tagasi samas ülikoolis käis esitlemas Maailmapank oma arenguraportit, mis 2018. aasta arenguraport ja see on puhtalt pühendatud haridusele. Nagu te teate, Maailmapank ei ole haridusorganisatsioon. Ja kui nad oma aastaraporti pühendavad ühele teemale, siis järelikult on see tähtis teema ka rahamaailma ja ärimaailma jaoks. Ja ma teeksin lühikese ülevaate nende sõnumitest. Ja pärast natuke arutaks, et mis see võiks Eesti kohta tähendada, mida me võiks sellest kõrvale anda. Nende põhiidee või põhiütlus on see, et kõik on halvasti. Nende sõnum oli, loe raport. Ütleb, et see ei olnud mitte kõige optimistlikum. Ja mis oli huvitav, nad tõid sisse sellised, mida meil Eestis eriti nagu eristanud. Et on schooling ja learning. Et schooling ehk siis koolis käimine, see on aeg, mis sa seal koolis siis veedad ja siis õppimine, mis osa sellest schoolingust siis kulub tegelikult mingisugune teadmiste ja vastuste omandamiseks. Ja nad küll väidavad, et seda eesti keeles on nad tõlkida schooling koolis käimine. Koolis käimist on sõnum on see, et koolis käimist on oluliselt rohkem kui õppimist, mis tähendab, et suur osa ressursist, ajast, pingutusest on raisku läinud. Ja see on üks selline mure, mille ümber see raport keerleb. Nad toovad näiteid selle kohta, kuidas eri riikides, kõigi need riigid, millele nende fookus läheb, on mitte siit meie regioonist. Aga tegelikult samal ajal esindavad suurt osa maailma rahvastikust. Toovad näiteid selle kohta, mida see siis see schooling ja learningu mittevastavus tähendab. Siin on näited selle kohta, et teise klassi õpilased, kui palju oskavad sõnu kokku lugeda, selgub, et on riikides enamik ei oska, või lahutustehed, on riikides teises klassis, et kui ei suuda veel lahutada, et see sisuline teadmine, sisuline õpitulem suhteliselt, pehmelt öeldes tagasihoidlik. See huvitav mõõdik, mina varem ei ole kohanud, on see, et meil kogu aeg mõõdetakse seda, kui palju õpilased koolis puuduvad. Nüüd on nemad sisse viinud mõõdiku, kui palju õpetajad koolist puuduvad. Ja siin on nüüd näide siis selle kohta, et nad tegid sellise uuringu, minnes ette teatamata kooli ja fikseerides, et kas õpetaja tunni ajal oli klassis või ei olnud klassis ja kas õpetaja tunni, siis kui ta pidi tööd tegema, oli koolis või ei olnud koolis. Siin on selliseid toredaid riike, kus siis, et koolis on, aga klassis ei ole. Et õpilased õpivad omaette, et mis nad seal siis muud teevad, et omavahel seal vaja juttu rääkida ja kohvi juua ja ütleme, et selline pilt. Ja kui nad seda niisugust murelikku vaadet suure hulga riikide õppimisele, koolis veedetud ajal, ütleme, see idee on tegelikult, seal taga on see, et tegelikult ju selline noore põlvkonna kooli viimine on hulk kümnendeid olnud ju selline suur poliitiline siht, et tuua neid noort põlvkonda kooli ja nüüd nad ütlevad, et paljudes riikides on sellega õnnestunud, on toodud kooli. Nüüd on vaja teha järgmine samm, et seal koolis hakkaks midagi toimuma. Ja nende interpretatsioon on siis, et miks seda õppimist ei juhtu ja nad ütlevad, et siin on kõik lugenud, eks ole, et
õppurid ei ole eriti ettevalmistatud, õpetajad ei saa aru, mis nad tegema peavad. Kooli korraldus ja juhtimine on nii nagu ta on. Nii et ikkagi paraku ma arvan, et kõik on kehvasti. See diagnoos ütleb, et miks see juhtub, või ütleme siis, ütleme ka positiivses võttes, et on terve hulk asju, mida on vaja parandada. Nii, ja siis nad seletavad, et miks see nii juhtub, mis need juured on. Ja üks niisugune selge seletus on see, et tegelikult kõik osapooled, kes need stakeholders on, et õppeprotsessi osapooltel on sellised konfliktsed või võistlevad huvid. Õpetajatel see, et peab tööd tegema, samal ajal vaja nagu ka põldu harida ja lastel on koolis käia ja samal ajal on vaja perekonda seal aidata. Selline konfliktsete huvide maailmas, see õppimine ja tarkuste omandamine ei ole jõudnud nii-öelda esimeseks prioriteediks. Ja muidugi nad siis pakuvad välja oma tegevusplaani, öeldes, mis teha tuleb. Tegevusplaan sisaldab 3 sellist suurt sammast. Kõigepealt tuleb hakata seda, mis koolis toimub, hindama. Et selle kaudu, vähemalt nad usuvad seda, et selle kaudu see õppimine ise muutuks selliseks tõsiselt võetavaks, kõik osapoolte jaoks tõsiselt võetavaks sihiks või eesmärgiks. Siis teine on see, et proovida teatava tõenduspõhiselt seda koolis toimuvat vaadata, ehk siis see jutu tagamõte on see, et jõuaks koolis kõikide osapoolte arusaamadesse see, mis koolis peaks toimuma. Ja siis, et koguda siis ka, ma ei tea, andmeid või tõendeid selle kohta, et palju nüüd õpetajad, palju siis ära õpitakse ja kuidas see koolielu korraldab. Ja kolmas, et tõmmata kaasa või kaasata kogu see nii-öelda osapoolte võimalike stakeholder jõupingutust selleks, et koolis siis tegelikult ei toimuks mitte ainult schooling, vaid toimuks üha rohkem seda learning. Ja see nende tegevusplaan on siis lühidalt kokkuvõetuna siis sellisel joonisel esitatud, et nad usuvad, et hindamise kaudu, mitte nüüd siis nii-öelda õpilaste ainult hindamise, vaid kogu selle õppeprotsessi hindamise kaudu võiks õppimine koolis toimuv muutuda selliseks oluliseks ühiskonna jaoks oluliseks eesmärgiks. Et otsuseid võtta tuleb siis vastu mitte selliste tunnete ja emotsioonide põhjal, vaid tõenduspõhiselt ja kogu siis ühiskondlik komplekssus panna tööle selleks, et kool siis nagu hakkaks tegelikult seda tööd tegema, mis ta siis peaks põhimõtteliselt tegema. Nüüd neil on ka omaette vaade ja pakkumine sellesse debatti, mis tegelikult käib ju laiemalt, ehk debatt selle üle, et mis peaks selle õppimise väljundiks, kuhu see peaks jõudma. See on arutelu siis selle üle, et ei piisa ainult teadmistest, tuleb sinna juurde pakkuda ka oskusi ja neid oskusi mitte ainult siis nii-öelda kitsas valdkondlikus mõttes, vaid nemad on oma terminoloogias kasutama hakanud neid social emotional skills, mille kohta ei ole head
eestikeelset vastet, no nii-öelda sotsiaalsed, emotsionaalsed oskused. No, ei ole eesti keelt hästi, aga natuke juba kasutatakse. Ja eraldi veel tehniliselt, noh, kogu selle digimaailmaga seotud oskused. Aga ütlevad, et ei piisa isegi sellest, et kui see esimene samm on see, et toodi lapsed kooli. Teine samm peaks olema nüüd see, et nad seal koolis hakkavad, siis ka see aeg, see schooling hakkab minema selle nimel, et seda õppimist toime panna, siis kolmas samm peaks olema see, mida õpitakse, mis olevat oluliselt laiem, kui see traditsioonilised olnud. Ja oma nägemuse pakuvad nad välja selle pildi kaudu. Nüüd arutlus käib ka selle üle, et suures osas maailmas asi kehva. Aga et on selliseid vahvaid kohti, kus asi on tegelikult hästi. Kõik teavad, et Soomes on hästi. Ja nad arutlevad selle üle, et kas seda kogemust, mida siis mingisuguses maailma paigas on nii-öelda üles ehitatud, katsetatud, testitud, seda kogemust võiks nagu üle tuua või eksportida. Ja nad on selles suhtes skeptilised. Tuues selle rea näiteid selle kohta, kuidas seal selle soomlaste ühte loosungit õpetaja autonoomia kohta on proovitud seal erinevatest riikidest kasutada, Lõuna-Aafrika üks näitena. Ja tulemus on see, et kui sa annad sellisele õpetajale, keda ei ole eriti haritud, kellel ei ole motivatsiooni, kes mõtleb põhiliselt oma kapsapõllule, rohkem autonoomiat, siis see tulemus on see, et ta veel vähem seal koolis käib. Et selliste üksikute elementide eksportimine või importimine vähemalt selle seltskonna arvates ei ole tulemus. Nad usuvad, et selline kodus kasvanud lahendused võiksid olla kõige tulemuslikumad ja kui selle esitluse ajal mina küsin nende käest, aga kuidas panna siis seda kodu kasvama? On mingid ideid, teil on palju raha, mida te teete? Ega ühtegi ideed tegelikult väga ei olnud. Ja siis arutelu käigus tekkis üks niisugune mõte, mida võiks üks vooru edasi mõelda. Et kas Eesti ei võiks sellesse mängu panustada? Et kui Eesti on üks niisugune pesa ka maailmas, kus masin töötab, kus isegi nagu ei arutleta selle üle, et kas schooling means learning või ei ole nii. Et kas ei võiks, ma ei tea, Eesti koolu kannas näiteks. Mida? Kannas on juba 20. Ei, need on õpetajad, need ei ole koolid, ma mõtlen kool tervikliku nii-öelda institutsioonina, asutuse organisatsioonina, kus on sees siis Eesti direktor, Eesti õpetajad, Eesti meetodid ja sinna võetakse sisse siis üksikuid kohalikke siledamaid poissi ja tüdrukuid, kes siis õpivad selle mängu ära ja siis hakkavad seda tarkust nagu levitama. See Eesti, meil ei ole isegi väikest moraalset kohustust. Kui me oleme siin suutnud masina just tööle panna, siis me ei võiks seda... See on nagu Eesti imperialism siis. Küsimused tulevad siis, kui need lubavad. Et see nagu niisugune mõttekäik, sest me ju tegelikult tegeleme arenguabiga. Me nagu laseme nagu sorts sinna, et see ei võiks olla, et kuna Eesti on hariduse mõttes, ei ole ühtegi Eesti eluvaldkonda, kus sellistes rahvusvahelistes võrdlustes Eesti oleks nii kõrgel nagu hariduses. Muusika. Ei ole, seal ei olegi mingit võrdlust. See on lihtsalt ka tundejärgi värk. Aga seal, kus juba mõõdetakse, digi osas me oleme oluliselt allpool igasugustes rankingutes kui haridusvõttes. Kas haridus ei võiks olla see koht, kus me siis seda tarkust, mis siin on, proovime niimoodi tervikpildina või tervikmudelina eksportida. Nagu, ma arvan, et see on õige jutt, mis nad selle Soome kohta räägivad, et sa võtab ühe tüki Soome mudelist ja paned sinna randasse. See lahustab ära, see ei hakka tööle.
seal on vaja kindlasti tervit mudelit, noh, Eesti kool. Ja siis võetakse neid tublimaid poisse sinna õppima või järgi tegema ja need lähevad oma kooli ja hakkavad seda levitama. Vot selline niisugune mõttekäik tekkis peale seda Maailmapanga esitust, mis oli huvitav üritus, aga minu jaoks natukene niisugune poolik selles mõttes, et ega sellist niisugust head strateegiat peale selliste suurte loosungite, mida seal esitasid, väga ei olnud, et kuidas see koha peal kasvab uuendus või väliskuul võiks tekkida. Nii, kõik, aitäh! Aitäh Martile! Terve meie haridusfoorumi juhatus ja Kiiv oli kohal ja kuulas selle Maailmapanga inimeste raportit, sealt oli ka ikka päris mitu inimest. Ja sealt see mõte tuli, et räägime seekord jälle ka meie oma foorumi õppimisest ja õppimiskriisidest. Muidugi Uganda või mõni samalaadne maa, et see oleks ikka päris äge väljakutse. Aga ma arvan, et nendes Kaukaasia maades ja nendes maades on ikka, oleks päris ligidal see, kui paneks terve juhtimise mõnes koolis käima mõneks ajaks. Ja küsimuse. Jah, mul on, kus tohib seda kõige esimest slaidi paluda, sellel huvitav pealkiri õppimise kriis on moraalne kriis, aga sellest nagu ei olnud juttu. No, aga nii nad arvasid, ega nad seda lähti nagu. Aga seda on ka avatud, et õppimise kriis on moraalne kriis, et mis selle sisu on? No see sisu on lühidalt see, et kuna õppimist ei toimu, siis majandus seisab, suhted kehvad, naised on alla surutud, kõik hädad on sellest nagu johtunud. Tohi tahaks täiendada Tiiu küsimusele ka vastates. Ma lihtsalt võtsin selle teksti, see on kõigile kohe kätte saada. Ja siin on päris algus, kus on see asi tegelikult öeldud, see on väga oluline. Ja siin on öeldud, et on selle õppimiskriisil on 3 dimensiooni ja selleks lähtekohaks tegelikult on ikkagi selle õppimise protsessi vastavus teatud väärtustele. Ja see moraalne kriis on selle, et see õppimisprotsess ei vasta nendele väärtustele. Ta ei loo neid väärtusi. Ja need väärtused on siin selles mõttes väga huvitavad, need on mitte selles mõttes mingid kõrged moraalsed, et tõesti õppimise väärtused. Ja siin öeldakse, et ükskõik mil maal õppimisel oodatakse teatud väärtuste loomist. Esiteks, et need inimesed, kes õpivad, suudavad tõlgendada ja mõista sõnumeid ja öeldud ka kirjutatud sõnumeid. Alates siis tööpakkumisest kuni kirjanduse suurteosti. Ja mina pean teile ütlema, et kuna näiteks meie ülikoolis teeme nüüd juba 20 aastat samuti sisseastmistest ja see on teksti mõistmise osa, siis selle teksti mõistmise osaga muide ei ole suugi nii väga lihtne. Ma arvan, et siin on väga palju asju ka meil koolis, kus see läheb saavutamata selle. Siis teine veel huvitav osa. Nad peavad õppima aru saama, kuidas arvud töötavad. Kas meie matemaatika õpetab aru saama, kuidas arvud töötavad? Mõned õpetavad, eks ole, ja sellest, et nad saaksid tõlgendada enda jaoks, mis toimub laenudega, mis toimub rahaga, mis toimub pankad, see peab õppima vaatama, kuidas arvud töötavad. Kolmandaks, see peaks andma kool võimaluse loominguliseks ja kõrgema taseme intellektuaalseks tegevuseks. Arutuseks. Ja sellega võiksid kaasma ka sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskus teistest aru saada ja ennast kontrollida. Nii et need asjad on siin ees antud, tähendab õppimise tulemusi ei vandada mitte kui teatud õppekava läbimist ja teadmist omandamist, vaid just nimelt teatud just moraalset isiksuse arengut, mida mina lugesin suure rõõmuga, sest et kui me tegime oma seda samuti ilmast elukest õppestrateegiat, mille kohta ütles meile siis värske haridusminister, nüüd on tippdirektor või oluliselt strateegikulirektor, et me tahame teha Prantsuse revolutsiooni Eesti koolis, siis me just seda tahtsime saavutada ja see Prantsuse revolutsioon on just siiamaani tegema.